suured koerad ja väiksed koerad, kutsikatel kellad kaelas. Suured koerad ja väiksed koerad, kutsikatel kellad kaelas. Meil on siin praegu ümber šveitsivalged lambakoerad, kes on 6,5 nädalased ja elavad meil siin praegu kodus 11 valget lambakoera, meil on vanaema, ema ja 9 kutsikat. Neid ikka on, ma arvan, et Saaremaal on praegu valgeid lambakoeri kas äkki 10 ringis või kuskil umbes nii või natuke rohkem. Ja Eestis ka üha rohkem tuleb neid juurde, et siin pesakondi on olnud sel aastal ka juba ka Harjumaal ka, aga praegu Saaremaal oleme ainuke pesakond. Kas kõigil on juba ka kodud olemas? Meil on huvilisi, on vabasid kutsikaid ja on ka teada, kuhu mõned lähevad. Et me teame, et siin üks läheb Tartumaale, üks Harjumaale ja siis on selliseid veel läbirääkimiste vaasis, nii et praegu on nii ja naa, et praegu on õige valimise aeg, tegelikult kutsika valimise aeg, et kutsikad on 6,5 nädalased ja kevad ka väga hea kutsika võtmiseks. No kellele see koeratõuks sobib ja mis tema peamised iseloomuomadused on? Tõuomadustelt on ta tegelikult seltsikoer. Šveitsivalge lambakoer on tõustandardi järgi seltsikoer. Ta on tegelikult perekoer ja inimese koer, kes tahab inimesega koos olla, hästi palju inimesega koos teha. Et ta on sarnane nagu saksa lambakoer, aga ta on lihtsalt valge variant ja siis šveitslane. Aga see pesakond siin konkreetselt sobiks pigem aktiivsetele inimestele, sest nad on üsna elav pesakond selles suhtes, et elava loomuga. No kui palju nad juba mängivad ja milliseid mänge? No kõige parem mäng, mis näitab koera omadusi, on tegelikult siis sikutamismäng. Ehk siis kui koer on võitlusvalmis ja haarab ja ütleme, öeldakse, et saagimäng, saagiinstinktimängud on hea näitaja, kui koer haarab ja sikutab ja seda endale võita tahab, et see on kõige parem.